Nii, täna oli mul siis niisugune pikem PlayStation VR mängude kirjutamise päev. Vaatasin läbi vanad mustandid ja siis vaatasin üle nii-öelda, mis mul olid siis veel avaldamata, sest meil on ju eraldi embargod siin asjadel ning võtan need ka siis kõik videosse. Esimene PlayStation VR mäng, mis tahan täpsemalt rääkida, on Firewall Zero Hour. Nii. First Contact Entertainment poolt loodud VR FPS on vägagi lähedal esimesele tõeliselt heale FPS mängule VR keskkonnas. Olgugi, et nii Farpoint kui ka Doom on selles žanris tugevad näitajad, siis Firewall Zero Hour tabab märki nii liikumisega, tunnetusega kui ka mugavusega ning just see viimane on tihti probleemiks olnud teiste taoliste mängude juures. Mäng ise ei ole kaugel sellistest tuntud nimedest nagu Counter-Strike ja Rainbow Six, kuid teemaks on arvutusandmete varastamine. Ehk siis üks meeskond valvab arvutit, et keegi sellele ligi ei saaks ning teine proovib sealt andmed kätte saada. Nüüd tuleb ründav meeskond hävitada või pidada vastu ette antud aeg. Ilma VR aspektita oleks tegemist natukene liiga lihtsakohelise tulistamisega, mis konkureerida ei suudaks. Kuid kogu kogemus VR keskkonnas toimub paremini, kui oleksin osanud loota. Suhtlus meeskonnaga on kerge ja üks väheseid kordi, kus olen saanud VR peakomplektiga mikrofoni kasutada. Heli ja liikumine loob üpris terava kogemuse ning kvaliteet on üllatavalt hea arvestades, kui vana juba PlayStation VR tegelikult on. Mäng on mõeldud AIM juhtpuldi jaoks, nagu tegelikult ka Farpoint ja Doom, kui töötab ka tavaliselt DualShock 4 puldiga. AIM toimib ideaalselt ja sarnaselt Farpoint mängule, kuid nagu ikka on probleemiks kiired liigutused, kus PlayStationi kaamera lihtsalt ei suuda täpset infot anda. Tulemuseks on tihti segadus, nagu oli seda Bravo Team mängimisel ja mis muidugi omakorda tihti lõpeb jälgimise seadete taastamisega. See on tüütu ning vahel ajas isegi kurjaks. Kindlasti ei soovita seda mängida tavalise puldiga, sest sihtimine ja liikumine tundub ebaloomulik ning päris kiiresti kippus ka iveldus sedasi tulema. Move pilte mina selle mänguga tööle ei saanud, nii et äkki on mingi update väsi olnud, kuid need lihtsalt ei läinud mänguga tööle. Visuaalselt ei ole tegemist erilise meistriteosega, kuid ajab asja ära. Isegi PlayStation VR jaoks on tegemist pigem keskmise tulemusega. Erinevad asukohad on kerged ning hoiavad suhteliselt sama ideed, et igale asukohale peab olema mitu võimalust ligipääsemiseks. Erinevad karakterid on selle žanri jaoks suhteliselt standardiks muutunud, kus iga operaator omab erinevat oskust, millele lisandub mängu jooksul lahti lugustatav teine oskus. Mäng ise on põhimõtteliselt ainult mitmikmängule suunatud, sest üksikmängija sisu on üks missioon, mille eesmärgiks on mängima õpetada. Seda saab teha ka sõpradega, kuid kahjuks jäi proovimata, seega ei oska öelda, kui tore see võib olla. Siin oleks muidugi saanud teha go-op variandi, mida seni pole PlayStation VR peal väga näinud. Mitmikmäng on läbi interneti ning suhteliselt halastamatu. Olen sellistes mängudes halb ning suutsin vastu pidada circa 20-30 sekundit iga mäng. Vahel sain kauem aega maas verest tühjaks joosta, kuid üldiselt oli keegi kiiresti minu kohal ja lõpetas piinad ära. Seega lihtsalt istusin, viin oma teed ja vaatasin, kui teised selgelt osavamad mängijad üksteist nahutasid. Olles VR kogemus, siis päris kiiresti sai selgeks, et meeskonnaga peab kogu aeg rääkima ning üksteisest seljatagust vaatama ja seda sõna otseses mõttes, sest vastasel korral oli ehmatus kerge tulema. Olenematu, kui tore seda mängida on, ei saanud kahjuks seda palju teha, sest mingil põhjusel on üks mäng ainult üks round. Vahel need kestsid alla minuti, mis peale läks kogu asi tagasi menüüsse, kus osad mängijad läksid minema ja uusi tuli kaua oodata. Teisel õhtul ootasin kusagil 45 minutit ning panin lõpuks kinni, sest ei leidnud piisavalt inimesi, et saaks üldse mängida. Idee on hea ning kogu asi nagu töötab ka, kuid selgelt on näha, et selline žanr on VR jaoks veel natukene liiga toores. Selline oli, ütleme siis, minu kogemus ja mulje siis Firewall Zero Hour, ütleme PlayStation VR siis mänguga. Jah, ma ei ole kunagi teinud saladust, et ütleme FPS
pole päris minu žanr, kuigi Farpoint ja Doom tõepoolest läksid mulle väga korda, aga ma näen siin ütleme ideed ja pigem vaatan seda kui ütleme head näidet, kuhu FPS ütleme on jõudnud ja pigem saaks isegi öelda, võib-olla on juba saabunud. Indeks siis 6.10 ning midagi, kellel tekkis huvi, uurige, ostke, leidke ja teksti info nagu ikka all lingis, nii et näeme siis järgmises videos. Firewall Zero Hour Firewall Zero Hour